Millisel Soonikul on rohkem elu? Teeme võistluse kõigi Soonikute vahel, et näha, kellel on rohkem elusid. Ja nad peavad isegi silmitsi seisma doktoriga, Eggmaniga. Seal on Sonic, Baby Sonic, Metal Sonic, klassikaline Sonic ja palju teisi. Lisaks ka salajased tegelased. Kellel on rohkem elusid? Selle teada saamiseks ära unusta panna laiki, tellida kanalit ja aktiveerida kelluke, et sul oleks sama palju elu kui Soonikul. Lähme! Tere tulemast Leon Pikaroni kanal. Pane like, jätta kommentaar ja kindlasti telli ka kanal. Jälgi mind sotsiaalmeedias, linkid on kirjelduses ja aktiveeri see kelluke ühe lihtsa nupuvajutusega. Nüüd aga ole valmis, sest etendus algab. Jää videot vaatama, kui sulle see laul meeldis. No, sõbrad, tere tulemast Minecrafti ja täna vaatame, millisel Soonikul on kõige rohkem elu. Ja, ainult Sonic. Lisaks, nagu te juba teate, on ka salajased tegelased, kelle avame väga varsti. Nii et olge valmis kõige selleks, mis tulemas on. See ei saa olema mingi tühiasi, hoiatan teid juba ette, sest te juba teate, et ainult üks suudab kõik katsed läbida. Doktor Eggmani alistada ja jõuda õnneportaali. Ühel päeval näitan, mis seal portaalis on, aga täna ei ole see päev. Täna on Baby Sooniku päev. Vaatame, milleks ta võimeline on. Siin ta on. Kui pisike ja armas. Hakkab pihta. 3, 2, 1. Vaatame, kui palju elu sul on, pisike. Oi, kirved teevad talle haiget. Lõksud ka. Issand jumal. Lähme, Baby Sonic. Pea vastu, seal ta on. Ja liigub edasi. Issand jumal, tuli ei lase tal just eriti hästi läbi minna, ütleme nii. Lähme, Baby Sonic, ta jamab seal tule peal täitsa üksi. Aga kuidas saab keegi nii hea olla? Nojah, ta on ju beebi. Tegelikult peab teda mõistma, sest Baby Sonic ei oska tulest välja tulla ja ta kaob meil ära. Siin ta on! Baby Sonic jääb praegu teises katses sellele tasemele. Ja olge ettevaatlikud, sest nüüd on Minecraftis klassikalise Sooniku kord. Nii et siin ta on. Ja ma ei tea, mis juhtus. Kummitus ründas teda. Aga klassikaline Sonic läheb edasi. Noh, te teate, et klassikaline Sonic ei oska ujuda. Aga ta saab vees kuidagi hakkama. Lähme, sa suudad seda. Seal ta on. Kuigi nüüd kukuvad kaktused. Okei. Ta üritab pääseda lõhkudes ühe ära. Seal ta lõhub teisegi. Issand, kuidas ta saab nii hull olla? Lähme. Seal see on. Ta hakkab viimast lõhkuma. Tal on see käes. Nii, nüüd. Ei, siin ta on! Klassikaline Sonic jäi kõrbe tasemele, kaktused ja nüüd on kord beebil ilma Sonic teipsita. Olge ettevaatlikud selle beebiga, ta tundub võimas. Siin ta on, valmis ja ootamas, valmis endast kõik andma. 3, 2, 1, läheb! Nonii, milline hüpe! Tähelepanu, ta läbib tule! Saab suurepäraselt hakkama ja nüüd vesi, vaatame, tundub, et ta peab vastu. Kaktuste hetk, ta üritab neist üle hüpata. Mäng läheb tal poolenisti hästi ja ta kukub. Ei, ta läheb hulluks, see võib olla ämblik mehe lõpp. Aga ta murrab kaktuse katki ja suudab välja pääseda. Te teate juba, et ta saab ämblikuvõrgu tasemega suurepäraselt hakkama. Vaatame nüüd, kas ta suudab ületada happe. Läheb! Baby ilma Sonic teipsita. Tal on see, peaaegu kohal. Ei, seal ta ongi. Baby ilma Sonic teipsita. Praegu on ta esimene ja sinna ta jäi. Nüüd, on meie kangelase kord. Sinine karvane Sonic. Valmis võistluseks. 3, 2, 1, läheb! Okei. Hüppab lõksudest üle, väldib neid ja tähelepanu, tuli mõjutab teda, aga ta liigub vees kiiresti. Ta ei oska ujuda, aga saab hakkama. Vaatame, kuidas on kaktustega. Issand jumal, hüppab neist täiuslikult üle. Siil võtab ta oma klassikalise poosi, et proovida ämbliku võrkudest välja pääseda. Ja läheb otse happe poole. See mõjutab teda, aga tundub, et ta suudab sellest välja tulla. Vaata, sai hakkama. Lõksukord. Nooled! Issand jumal, nooled! Saab kõik pihta ja ta ei suuda neile vastu panna. Siin on meie kallis Sonic, praegu esikohal. Ta suri noolte lõksus. Ja sõbrad, kuidas teile see video meeldib? Päris äge, eks? Aga ma tean, et te surete uudishimust teada saada, kes on need 2 tegelast, kes on lukus. Nii et kiiresti. Nüüdsest on sul ainult 20 sekundit, et panna like, tellida kanal ja vajutada kellukest, et avada salajased tegelased. Lisaks, kui sa kirjutad kommentaaridesse, et Soonikul on rohkem elu, siis saad ka sina sama palju elu kui temal. Nii et mina sinu asemel kiirustaksin. Aeg saab otsa! Ma arvan, et olete ülesandega suurepäraselt hakkama saanud. Seega on aeg avada esimene blokeeritud tegelane. 3, 2, 1.
ja siin ta on, Black Sun Sonic! Uskumatu! Loodan, et teile meeldis, sest läheme edasi järgmise juurde, mis ei valmista kellelegi pettumust. Ja siin ta on, see pole keegi muu kui Shaddick, Sonicu ja Shadow ühendus. Issand jumal, mida arvate neist kahest tegelasest? Millised Sonicu saladused? Ma arvan, et need on uskumatud, nii et liigume edasi, vaatame, kas me neid kasutame. Sest nüüd on kord kuulsa Sonicu roboti käes, Metal Sonic. Nii et Metal Sonic läheb nüüd. 3, 2, 1 ja läks. Okei, väldib lõkse, vaatame. Ja nüüd hüppab. Saime hakkama ja tuli teda ei mõjuta, sest ta on robot. Aga vesi võib talle sisse pääseda. Ole ettevaatlik, Metal Sonic, ta liigub kiiresti. Ja valmis, see töötas, ta pääses. Vaatame, läbib kaktuse, saab päris hästi hakkama. Ja nüüd on ta kohe happeni jõudmas. Vaatame, kuidas ta sellega hakkama saab. Vaatame, oi, läheb. Nii, happ mõjutab teda. Aga tundub, et ta talub seda päris hästi. Ja kohal ta ongi. Metal Sonic on seni kõigist kõige tugevam. Saab igalt poolt nooli pihta, aga need ei mõjuta teda ikka veel. Ja vau, kukub laavasse. Aga see ei mõjuta teda, sest ta on tulekindel. Ta on valmis, et Dr. Eggmanile vastu astuda. Aga oota, see on tema looja. Nii et ta tegi enesetapu. Ta ei saa oma enda looja vastu võidelda. Kahju, sest Metal Sonicul läks väga hästi. Aga ta jäi magma tasemele pidama. Ja nüüd olge ettevaatlikud. Olge valmis, sest tuleb Sonic.exe, seal ta on, valmis kõigeks, pimeduse isand. 3, 2, 1 peale. Juba läheb. Okei, väldi lõkse ja hüppa. Tuli mõjutab teda küll, aga ta talub seda üsna hästi. Veest saab ta ka kiiresti läbi. Ka kaktustest läheb ta üsna kiiresti mööda. Ja nüüd on kord kõikvõimsa happe käes. Vaatame, kuidas tal läheb. Ja noh, see teeb talle haiget, aga tundub, et ta saab hakkama. Seal ta läheb ja issand, ta tegi ära. Nüüd hakkab ta nooltega võitlema. Ole ettevaatlik, nooled on väga ohtlikud. Aga ta saab neist läbi ja läheb otse laava poole. See mõjutab teda päris palju. Aga ta saab sellest läbi ja õnnestub. Ta on päris räsitud, aga nüüd on aeg silmitsi seista Dr. Eggmaniga, nii et läheb. Okei, Sonic.exe, ole ettevaatlik, Dr. Eggmani relvad on väga ohtlikud, ta saab korralikult peksa. Ta on ta alistanud. Issand, seal ta on. Sonic.exe ei saanud Dr. Eggmaniga hakkama. Ta on tänapäeval ikka päris võimas. Ja nii see meil jääbki. See annab võimaluse Shin Sonicule. Sonic Tapes, üks kõige hirmutavamaid ja ohtlikumaid Sonicu versioone. Seal ta on. Kas ta suudab teha seda, mida Sonic.exe ei suutnud? 3, 2, 1 ja sinna ta läheb. Okei. Ta väldib lõkse hästi ja liigub edasi. Tundub, et ta talub tuld hästi. Ja vett ka. Noh, ta liigub edasi läbi kaktuste. Ja nüüd läheb ta ämblikuvõrkude poole. Ka neist saab ta üsna hästi läbi. Seal ta on. Vaatame, kuidas on happega. See teeb talle haiget. Aga ta saab sellest hästi üle ja liigub edasi. Noolelõksud mõjuvad talle, aga ta saab neist ka läbi. Ta hüppab otse laavasse. See teeb talle tõesti haiget, aga tal õnnestub välja tulla. Veel üks, kes läheb otse Dr. Eggmani juurde. Kas tal läheb hästi? Vaatame järgi. Noh, seal läheb see Shin Sonic.exe, lööb Eggmani päris korralikult. Ta teeb seda tõesti hästi. Võiklus on üsna tasavägine. All on isegi rohkem jõudu kui Sonic.exe'il. Aga Dr. Eggman ei anna alla. Me ei tea, kes võidab. Ei! Siil see on. Dr. Eggman hävitab Sonicu creepypasta tegelasi. Issand! Ja nüüd olge ettevaatlikud, sest tuleb Sonic Minecraftis. Ja seal ta on. Valmis alustama. 3, 2, 1. Sonic Minecraftis. Okei, ta saab hakkama, kuigi tuli mõjutab teda. Vaatame, kas ta suudab vee peal joosta. Jumal küll, ta ei saa. Tal on raske. Lähme, vaatame, kas ta suudab välja tulla. Ja tal õnnestus. Ei! Jah, nüüd hüppab ta kaktuste peale ja läheb täiega edasi. Uskumatu! Tõeline Sonic Minecraftis! Milline jõud tal on! Seal ta on, silmitsi happega, mis teeb talle haiget. Vaatame! Ja ta saab sellest üle! Nüüd läheb ta otse noolte lõksudesse. Ka need ületab ta! Aga laavas ei saa ta enam midagi teha. Seal ta on! Sonic Minecraftis! Originaalne skin. Mitu videot ma olen sellest härrast teinud. Ta jäi uue Sonicu ette. Kas vahel on vana parem? Ma ei tea. Ainus, mida ma tean, on see, et nüüd on Sonic Sea Eateri merekoletise kord. Nii et nüüd alustame Sonic Sea Eateriga. 3, 2, 1, lähme! Noh, vaatame, ta väldib lõkse.
tuli teeb talle päris palju kahju, aga vees saab ta suurepäraselt hakkama. Vaatame, kas ta saab kaktustest hästi mööda. Tundub, et saab ülevalt. Ja seal ta ongi. Nüüd on kõikvõimsa ja ohtliku happe kord. Seal ta on, liigub edasi, kuigi kaotab päris palju elu, aga saab hakkama. Imeline, ole ettevaatlik, nüüd teeb nooltelõks talle haiget ja ta läheb otse laava poole. Oi, laavas ujuda pole nii lihtne, Sonic Eater. Ole ettevaatlik, tundub, et ta saab hakkama. Ta tuleb laavast välja ja... Aga tundub, et magma kulutab teda järjest rohkem. Ta üritab jõuda Dr. Eggmani juurde, aga ei jõua. Ta jääb Metal Sonicu kõrvale, kuna ei suutnud Dr. Eggmanini jõuda ja saab tubli teise koha. See pole üldse halb. Ja nüüd läheme viimase tegelase juurde. Üks minu lemmikutest, te juba teate, Chainsaw Sonic. Siin ta ongi, vaatame, milleks meie mootorsaaksiil võimeline on. Ta aktiveerib kogu oma jõu ja läheb. Läheme. Chainsaw Sonic üritab anda endast kõik oma mootorsaagidega. Vaatame. Seal ta on. No, ta liigub hämmastava kiirusega. Kasutab endiselt oma mootorsaage. Tundub, et ta lõikab võrku. Ja seal ta ongi, happe ees. Kas tal õnnestub see? Jah, nüüd läheb ta noolte juurde. Vaatame. Ka seal! Vaatame, kas ta teeb sama ka laavas. Siin ta ongi. Võimas hüpe ja ta saab hakkama. Ta läheb täiega peale, et Dr. Eggmanit võita. Mootorsaak Sonic hüppab rünnakule. No, millised mootorsalöögid ta annab. Issand jumal, kas tema on see, kes Dr. Eggmani alistab? Lähme. Tal on see. Lähme, mootorsaak Sonic, lähme. Seis on viigis ja ta saab hakkama. Aga ettevaatus, tal saab mootorsaag otsa. Hüppab ja... Siia ta jäi! Ta ei suutnud enam viimast katsumust ületada. Siin ta ongi. Praegu on ta vaieldamatu liider, jõudes väga kõrgel tasemel viimase katsumuseni. Ja nüüd, sõbrad on kord Black Sand Sonicu käes. Esimene lukustatud tegelane alustab oma katsumust. Ja siin ta on, valmis alustama. Hakkame võistlema. Issand, ta suurendab oma elu tumeda jõuga ja läheb täiega peale. Issand, see Black Sand Sonic. Mis jõutasemega on tegu? Ta läheb happetõkke vastu, vaatame. Vabastab oma jõu, aga ei suuda hapet peatada. Vaatame. Ta peab sellele uskumatult vastu. Issand, seal ta on. Aeg silmitsi seista Dr. Eggmaniga. Vaata teda! Loomulikult jõuab ta Dr. Eggmanini! Laava ei mõjuta teda! Seal ta on! Seal on Dr. Eggman! Hüppab tema poole! Ja nüüd! Ja pauguga! Issand, Black Sand Sonic tegi selle üsna lihtsalt ära! Nüüd aktiveerib ta oma viimase jõu ja läheb kõigest läbi! Vaatame purustajat! Ta hüppas sellest üle! Ta on hetkel kahtlemata võitja! Seel ta ongi, Black Sand Sonic, selle võistluse hetkevõitja. Aga olge ettevaatlikud, nüüd on Shadiki kord. See on Sonicu ja Shadow ühinemine. Siin ta on. Vaatame, milleks ta võimeline on. 3, 2, 1. Issand, ta vabastab oma jõu ja läheb. Issand jumal, okei. Ta läbib kaktused ja ämblikuvõrgud. Sellel on ka päris palju jõudu. Noh, ta hävitab kõik enda teel. Vaatame, kas hape mõjub talle. Aga ta vabastab oma suure jõu ja taastub. Issand jumal. Shadik on liiga võimas. Tähelepanu, laava mõjub talle tõesti. Aga ta suudab sellest läbi minna. Ja nüüd on aeg silmitsi seista Dr. Eggmaniga. Ta üritab oma elu taastada. Hüppab ja seal ta on. Issand jumal. Ja nüüd on tal jäänud vaid viimased lõksud. Ta vabastab oma viimase jõu, hüppab ühest üle, hüppab teisest üle ja läheb edasi. Ta võidab Black Sand Sonicu. Võitja saab olla ainult üks, see on selge. Ja siin ta on, Shadik. Sonicu ja Shadow ühendus on see, kellel on kõige rohkem elu ja ülekaalukalt. Lisaks alistas ta Black Sand Sonicu ja siin pole reegleid. Nii et kuna ta alistas Black Sand Sonicu ja jõudis lõpuni, on ta võitja. Sellega seoses kirjutage kommentaaridesse, kes on teie lemmik või teie võitja ja milliste tegelaste elu tahaksite veel Minecraftis näha. Kõik see öeldud, Tito Leon ütleb head aega. Näeme järgmises videos kas uute seiklustega või surem purustajas. Hei! Sõndikana!